Tere, hea kuulaja! Oled jälle jõudnud tasahäälingusse küllalt. Mina olen Mairi ja täna esimest korda on minuga siin 2 külalist. Täiesti ajalooline päev. Minuga on siin Anneli Koolman. Tere, Anneli! Tere! Ja minuga on siin Imre Treufeld. Tere, Imre! Tere! Nüüd tutvustan ka teid, sest me hakkame nii põneval teemal rääkima, aga anname siis kuulajale ka teada, kes siin minuga on. Anneli nimelt on Naiskodukaitse Tallinna ringkonna Kalevi jaoskonna esinaine. Ja Anneli on olnud Naiskodukaitse tegevliige alates 2013. aastast, juba siis pea 13 aastat. Ja täna on ta organisatsioonis selline hunt kriimsilm 9 ametiga. Lisaks ka pea 120 liikmelise jaoskonna juhtimisele on ta nii organisatsiooni baasväljaõppe kui välitoitlustuse baasväljaõppe vabatahtlik instruktor, koolitaja ja ka ringkonna mentor. Lisaks on Anneli võtnud enda südameasjaks nii Naiskodukaitse tutvustamise kui ka kriisikoolituste läbiviimise väljaspool organisatsiooni nii gümnaasiumites kui ka avalikel üritustel. Ja veel, Anneli panustab ka Kaitseliidu Kalevi malevkonna üksuses väliköögi ülemana ja hoolitseb selle eest, et nende kompanii naistel ja meestel oleks õppustel kõht täis. Ja lisaks oled sa või sul on auaste kapral. Just. Kõik vastab tõele. Väga hästi. Imre, sina oled hariduselt keemiadoktor ja sa oled selle doktorantuuri läbi teinud siis Ameerika Ühendriikides. Ja sa oled töötanud ka Silmeti teadusdirektorina ja täna oled sa ettevõtja ja Tasarengu Eesti üks kaasasutajatest. Ma tean, et sulle meeldib probleeme lahendada ja samas siis Clevelandis, kus sa oma doktorantuuri tegid, sa siis, saan aru, leiutasidki oma kolleegidele ja endale siis teadusinstrumente. Ja läbi selle protsessi sa saidki siis selgeks ka selle, et kui tahta lahendada neid kõige suuremaid probleeme, olgu need kliimakriis või ökosüsteemide hävimine, siis ei piisa vaid tehnoloogiast, vaid põhjused on hoopis inimeste käitumises. Ja inimeste käitumist uurib psühholoogia ja läbi selle sa siis jõudsidki ka oma elu mõtteni, milleks on ühiskondliku heaolu suurendamine. Kui ilus, Imre! Aitäh! Nii, aga täna siis teie olete siin mitmel toredal põhjusel. Tasarengu Eestil on siis olnud viimased 1,5 aastat üks projekt nimega Julgeoleku ühisvara ja see projekt on jõudnud lõppu ja võib-olla siis Imre mingi hetk, ma annan sulle ka sõna ja saad sellest projektist natuke lähemalt rääkida. Aga üldiselt ka, kui me räägimegi täna siin sellistel teemadel nagu kriisivalmidus ja üldse selline ettevalmistus, valmisolek, kes mida peab tegema, et siis see ka tegelikult ju haakub väga ilusasti meie sellise podcasti üldise teemaga, et kus me lahkamegi ühiskondlikke probleeme ja mingis mõttes ka meie ühiskondlik probleem täna võib-olla on selles, et me vaatame seda kriisivalmidust ka kuidagi läbi mingite läätsede, mis võib-olla ei ole terviklikud. Ehk siis neid kriisiteemasid siis võime siin täna lahata pikalt ja laialt. Aga nagu traditsiooniks on saanud, siis ma küsin teilt kõigepealt, mida on sul küllalt, Anneli? Mul on küllalt sõpru ja mul on nagu ja pere ja kõik see muu rahulolu eluga on tegelikult väga hästi. Väga hästi. Imre, mida on sul küllalt? Ja, mul on tegelikult hea elu viimased 2 aastat juba kindlasti. Lähisuhted on head ja raha on küllalt ja isegi aega on, kuigi võiks rohkem olla, aga aega on ka tundub, et küllalt palju. Nii, aga teine küsimus, siis oleme rohkem kriitilisemad. Millest on sul küllalt? Võtame siis nüüd vastupidi, äkki Imre, sa siis alusta. Ja. Sellest on küllalt, et inimesed ajavad taga majanduskasvu või kuidagi, et nad ei prioritiseeri tegelikult enda heaolu, vaid nad kiirustavad ja jooksevad kuskile ja üritavad midagi arendada ja teha kogu aeg, aga nad ei mõtle, et miks me seda üldse kõike teeme. Okei. Ja Anneli, millest on sul küllalt? Negatiivsusest ja kohati võib-olla sellisest ülbusest ja arrogantsist. Et me ei mõtle nagu endast kaugemale. Väga sügav ja mõistlik asi, millest võib küllalt tõesti olla. Aga me siis
Imre, annangi võib-olla sulle sõna, et räägi meile natukene lähemalt, et mis see projekt julgeoleku ühisvara on endast kujutanud ja kuhu te siis sellega lõpuks välja jõudsite? See algas sellest, et Venemaa uuesti ründas Ukrainat ja siis Lääne-Euroopa riikide roheerakonnad või õigemini siis Euroopa rohelised, kes on olnud patsifistid ajalooliselt, hakkasid mõtlema, et nüüd on vaja neil kujundada mingi seisukoht, et kuidas siis, mida siis üldse teha, nagu mis on need riigikaitselised seisukohad näiteks. Neil ei olnud neid varem eriti. Ja siis mõtlesid, et okei, et aga peaks siis suhtlema nende riikidega, kes on Venemaa naabruses, kellel on Venemaaga olemas juba kogemus. Ja kuna nad on rohelised seal, siis nad võtsid ühendust Eestis olevate sarnaste kodanikuorganisatsioonidega, nagu näiteks Tasaarengu Eesti. Ja siis me olime nõus, et teeme koostööd ja aitame neil siis leida, et mida me Venemaa naabruses oleme teinud, kuidas me hakkama saame, mis on meie sellised nagu tugevused siin, sest märgati, et Eestis on olemas kohustuslik ajateenistus ja kaitseliit ja nii edasi. Ja siis põhimõtteliselt selle projekti eesmärk oli siis toota poliitikasoovitusi Lääne-Euroopa poliitikutele. Ja meie siin siis viimased 1,5 aastat Tasaarengu Eestiga intervjueerisime Eesti eksperte selles valdkonnas, siis elanikkonna kaitse ja julgeoleku valdkonnas. Rääkisime nii Kaitseliiduga kui Naiskodukaitsega kui veel erinevate riigi taseme inimestega ja nii edasi. Ja siis kogusime kokku palju infot ja kirjutasime sellest essee ja avaldasime mõned intervjuud ja need läksid kõik lõpuraportisse, mis siis avaldati kuskil paar nädalat tagasi. Väga põnev, kindlasti lingime ka selle essee selja kirjeldusse, episoodi kirjeldusse, et saate sealt sellele ligi. Aga alustame siis kõige lihtsamatest küsimustest, mida me üldse küsida saame. Mis kriisideks me peame valmistuma? Et ma saan aru, et suures osas inimesel võib-olla seostub sõnaga kriis, ütleme nagu riigi tasandil seostub sõnaga sõda, aga kas meil on mingeid asju veel, milleks me peaksime valmistuma, Anneli? No kriis ei ole kindlasti ainult sõda. Et iga inimese jaoks on ka kriis muidugi erinevate tähendustega, kuid tegelikult on kriis juba see, kui sul ei ole vett, kui sul ei ole elektrit, võib-olla sa jääd kuskil talvel lumevangi, sinu vesi on reostunud, neid kriise võib olla väga-väga erinevaid. Ka näiteks Pärnus ei ole mitte väga harvad juhud üleujutused, eks ole, nii et kriise on tegelikult väga erinevaid, milleks me võiksime valmis olla. Kas kõikide kriiside ettevalmistus kriisiks on sarnane või on see erinev? No tegelikult mingis mõttes on see sarnane, et sa pead olema valmis ise hakkama saama ja see ootus, et küll riik tuleb mulle appi, see ei päde. Et selleks ongi loodud ka väga hea kriisi mobiilirakendus Ole valmis, kus on täpselt igasuguste erinevate kriiside kohta käitumisjuhised, koduste varude nimekirjad, igasugused, millised tööriistad võiks kodus olemas olla, esmaabi. Põhibasic on nagu kõigil kriisidel ikkagi suht sarnane. Imre, kas te seal projektis kaardistasite ka ära, et mis need erinevad või kes need erinevad kriisi osapooled on, et kust me alustame, et kas me vaatamegi kõike üksikisiku vaatest, et kas minul on kodus vett või kes need teised on, kes peaksid kriisideks valmistuma? Peab vaatama holistlikult kogu seda suurt süsteemi, ehk siis kõige laiemalt Eesti riigi valitsus või riigi tasand üldse. Ja siis on kohalik omavalitsus, siis on kogukonnad lõpuks ja siis kõige lõpuks on veel nagu üksikisikud. 4 tasandit tegelikult on. Kes see kolmas oli? Kolmas oli kogukonnad. Siis kogukonnad. Okay. Mis need kogukonnad tähendab? Kogukond on siuke huvitav termin, et tegelikult kogukondi on igal pool, isegi kui me ei märka neid. Näiteks ütleme, keegi käib kuskil tööl ja tal on kolleegid. Ja need on juba tema kogukond tegelikult. Aga kui me mõtleme kogukonnast kriisivalmistuse osas, siis jah, need kogukonnad, mis on meil kuidagi ütleme, inimestega seotud, kes ei ela samas kohas, need on ka kogukonnad, aga kõige parem on arvestada just neid, kes on su naabrid.
kes on füüsiliselt lähedal, nendega on nagu lihtne siuksed ressursse vahetada, infot vahetada kiiresti ja see on kõige tähtsam tegelikult. Naabrid, võib-olla kõrvalmaja elanikud. Okei. Ehk siis, kui me võtame nüüd need tasandid, meil on siis esimene on riik, mis riigi roll on siis, ma kujutan ette, varustada, tagada siis elektrivarustus, kommunikatsioonid, veevarustus, informatsioon. Ja ma kujutan ette, et riik nagu selles mõttes Kaitseministeerium tõenäoliselt ongi siis väga palju tööd sellega teinud, et siis on kuskil on generaatorid, haiglatel on olemas, eks ole, ja nii edasi, siis kas me selle tasandiga võime selles suhtes teada, et meil on olemas need erinevad äpid ja riik annabki endast parima, et siis kriisi olukorras siis kõik need eluks vajalikud nii-öelda teenused siis oleksid olemas. Jah, ma arvan küll. Aga kui me nüüd lähme, mis see järgmine tasand oli, kohalikud omavalitsused, kuidas seal on, palju meil on Eestis neid üle 80? Ma ütleksin, et veel riigi koha pealt see, et riik tegelikult saab toetada nende ülejäänud tasemed, ehk siis kohalik omavalitsus ja kogukonnad ja üksikisik, nende kriisivalmiduse kasvu ka selleks lihtsalt niimoodi prioritiseerides teatavaid rahastusi näiteks. No praegu ongi vist kes annab rahastust, et kogukonnad või nende korteriühistud saaksid siis ka oma majakesi teha rohkem kriisi valmis, eks ole? Jah, need on kohalikud omavalitsused. Okei, see on siis kohalik omavalitsus. Mida kohalikud omavalitsused siis kriisiolukorras tegema peavad? Või kuidas selleks valmistuda? Nad peaksid kindlasti olema kaardistanud oma elanikkondasid, et kas on näiteks inimesi, kes ei pääse ise liikuma, kui on mingi kriisiolukord, et et kuidas neid ära transportida, vajadusel evakueerida, üldse, kus on näiteks need varjumiskohad, nende kaardistamised, igasugused avalikud veevõtukohad ja ma arvan, et need on nagu, mis käivad selle kohaliku omavalitsuse pädevuse alla. Ja siis tulid kogukonnad, nii. Imre rääkis, et tea oma naabrit. Ma olen mitu aastat üritanud oma naabrit tundma õppida, ei edene väga. Ehk siis just see Eestis nii-öelda see on ju palju tehtud ka erinevaid mingid performanceid või mingid eksperimente ka selle korteriühistu koosolekute osas ja kõige selle osas, et siis minul just korteriühistu koosolek siin varsti suvehakul tuleb ja siin mõtlesingi, et äkki tõesti peaks ka selle kriisivalmiduse sinna nagu pakkuma, aga olles nüüd selles samas korterelamus siis elanud mõned aastad, et siis selline kogukonna tunde tekitamine on väga keeruline, et naabrid ei võta väga vedu, vaevu saad ka selle tere sealt koridoris kätte, et siis või võtamegi, ma ei tea, Tallinnas mõned korterelamud, palju seal on nagu tuhandeid inimesi lausa võib-olla või? Et võib-olla 1000 on või palju, aga mitusada inimest, et kuidas sa sinna selle kriisivalmiduse saad või mis siis juhtub, või kas sa oledki siis lihtsalt oma korteris, et sa ei lähe sinna, ma ei tea, keldrisse või mingisse, ma ei tea, suuremasse koridori, vaid sa oledki seal oma korteris oma veepotsikuga? See valmidus seisneb ju selles, et inimestel on juba eelnevalt olemas suhted õigete inimestega, kellel on ressursid ja teadmised olemas ja ka näiteks need inimesed, kes vajavad abi, et me teame, kellel abi vaja on siis, et kui keegi vanaema on kuskil 3. korrusel, me teame, et tal läheb vaja abi siis, kui ei ole enam vett, eks ole, või toitu ei ole. Selleks on need suhted väga kõigepealt luua. Ja kuidas see käib, siis sa räägid, et raske on, et inimesed ei tule koosolekutele, ei ütle isegi tere mitte, eks ole. Minu meelest siin ongi lahenduseks oleks see, et oleks keegi kogukonna koordinaator, inimene, kes on saanud sellise vastava koolituse, et kuidas inimeste vahelisi suhteid toetada, näiteks teha ühisüritusi, ütleme näiteks piknik teha või mingisugune barbecue maja ees teha kuskil, kus on ühisruum võib-olla või midagi sellist. Mingeid ühisüritusi korraldada kellegi juures kuskil, et inimesed omavahel tutvuksid rohkem. Aga see nõuab seda, et see inimene, kes selle teeb, oleks teatavate oskustega, et konflikte lahendada ja teisi inimesi nagu, ütleme, koolitada mingil määral, kuidas seda suhelda, sest meil ei ole nagu oskust tihtipeale võõrastega suhelda või isegi oma enda lähikondsetega normaalselt suhelda. Anneli, mis sa arvad? Jah, elades ise Lasnamäel, kus majaelanikest 99% on venekeelsed ja võib-olla 2 peret eestikeelsed, et on see kindlasti keerulisem. Ütleme, minul küll keelebarjääri õnneks ei ole, aga kindlasti see keelebarjäär võib olla mingis mõttes. Samuti erinevate põlvkondade vahed, sest meil on majas näiteks 90% on 70+ aastat nagu inimesed, et kes keelt ei tea, seadusi ei tea,
ütleme, et kuulavad ja usuvad seda, mis neile kuskilt ülevalt poolt keegi räägib, on ju, ja on väga raske nagu mõningaid asju neile selgeks teha. Aga ütleme niimoodi, et ma ise olen selles majas elanud 20+ aastat ja ütleme viimased 10 aastat ehk tean mina natuke rohkem oma naabreid ja teavad nemad mind, kuna ma kuulasin revisjonikomisjoni. aga noh, ütleme, et jah, et sõltuvalt piirkonnast on see kindlasti hästi-hästi erinev. Ja ma nüüd mõtlen siin ikkagi, kas see on ka selline väljakutse ühiselt meile siis kogu elanikkonnale, et mingis mõttes luuagi siis neid sidemeid naabritega, sest ka meil on ju ajalooliselt olnud ka täpselt see, et sul on nagu ohtlik olnud oma naabrite nagu, et nii-öelda kõva häälega kodus jõule tähistada, vaid ikkagi kardin on kinni ja siis ei itsata koolis, et sa kodus jõule tähistasid nõukogude ajal. Et selles mõttes meil on ju nagu terve mitu põlvkonda inimesi, kes on üles kasvanud sellega, et hoia oma ette, ära räägi oma naabriga, sest et see naaber võis olla see, kes koputas sinu nime kuskile võimudele, eks ole, et siis praegu seda senist vestlust kuulates ma tunnen, et meil peame ka selleks kriisivalmiduseks, me peame ületama ka mingeid psühholoogilisi barjääre, mis on meil tegelikult väga aktiivselt praegu olemas. Ja ma näengi siin seda, et lihtsalt öelda, et inimesed võiksid rohkem suhelda naabritega, see tegelikult ei muuda mitte midagi. Kuskil peab keegi alustama ja peab olema keegi, ma ütlesin, kogukonna koordinaator. Meil on korteriühistute juhatajad olemas või inimesed, kes on mingid haldurid, aga need inimesed, ma olen märganud, neil ei ole mingeid oskusi, et need isegi koosolekuid korraldada eriti. Nii et peaks olema, meil on olemas riiklikult rahastatud kogukonna eestvedajate stipendium 5000 eurot KÜSK-i käest minu meelest sai, aga tuleb välja, et ei ole olemas tegelikult koolitusi, et kuidas kogukonna eestvedamist teha. Nii et tegelikult võiksid olla koolitused ja siis saaks neid eestvedajaid tekitada, kes siis läheksid nendesse kohtadesse ja tekitaks neid kogukond ja veaks nende eest ja korraldaks neid suhteid seal. Jah, eks seal on ka see usalduse küsimus, et ega inimesed on viga vinnaga usaldama. Ja, kui sa teed mingi toreda ürituse ja kutsud in, hei, tulge, teeme pikniku või teeme õlut ja alkohol võib olla ka seotud, eks ole, see ei ole nagu tingimata, võib-olla alati paha variant, aga kuidagi moodi nagu teha midagi toredat koos ja siis inimesed nagu tulevad sinna kokku ja neile meeldib see. Ühine tegevus. Jah, et see, ma tunnen jah, et see on praegu võib-olla see kõige nõrgem lüli selles kogu kriisivalmiduse plaanis, aga ma ütlen, see on minu väga isiklik tunnetus, et kui me siit nagu, ütleme, jõuame sealt kogukonna tasemest nii-öelda edasi, et siis me jõuamegi siis tegelikult siin üksikisiku tasandile, et kas sina tead, mis sa teed, kas sa oled ette valmistunud, kas sul on kodus varud ja siis kujutan ette, et siin on ka oluline roll siis enda vaimsel ja füüsilisel tervisel ja ka siis oskustel. Ja kas me saaksime korraks peatuda võib-olla siis oskuste teemal, siis võime minna varude juurde äkki või kuskile mujale. Mis oskuseid siis oleks vaja kriisiolukorras toime tulemiseks? No ma arvan, et esmaabioskused on kindlasti üks pool asjast. Nii, kui tihti peaks esmaabioskuseid uuendama, värskendama, et kui mina kunagi keskajal käisin riigikaitsekursusel ja õppisin seal kunstlikku seda elustamist, et siis, et kas ma nüüd ikka oskan seda või ei oska? No tegelikult võiks iga 2 aasta tagant ikkagi käia uuesti need asjad läbi, koolitused ja meelde tuletada. Et see kindlasti tuleb kasuks ja annab sellist enesekindlust juurde, et ütlen ausalt, et minul omal kooli ajal ma ei mäleta, et meil oleks seal esmaabi üldse mingisugused kursused ja oma esmaabikursuse esimese ma saingi Naiskodukaitses ja ma mäletan, kuidas ma pärast esmaabikursust käisin 3 kuud kilekindat taskus, on ju, et äkki ma saan kellelegi abi anda. Mul elukaaslasel oli täpselt sama efekt. Et tal oli ka täpselt sama, et ta tuli rääkis mulle sellest kilekindast ja siis ta ütleski, et mul on ka nüüd mingi, ma ei tea, mitu kuud käinud kilekinnast taskus igaks juhuks. Tema jaoks oli ka see, ma ikkagi sa avad natukene seda, et mis kilekinda juttu me räägime. Ja, no see on see, et ennem kui sa lähed esmaabi andma, on oluline enda ohutuse tagamine ja kuna sa ei tea, võib-olla kui sa kui on oma pereliige, keda sa aitad, on üks asi, aga kui tänaval keegi kokub või lähed abi andma võõrale inimesele, siis sa pead enda ohutuse tagama ja see kummikinnas lihtsalt aitab sul vältida kokkupuudet võõra inimese verega, millega iganes, eks ju. Et sellepärast.
et jah, et hoida enda tervist. Okei. Et sellepärast on need kilekindad ja see on nagu selline, mis nagu jäi tõesti, et ma käisin 3 kuud nagu kogu aeg olid taskus olemas. Nii, praegu enam ei ole. Hetkel ei ole. Okei, nii. Imre, vaata, et sul midagi ei juhtu. Nii, aga siis esmaabioskused, mis järgmised oskused võiksid olemas olla siis? Noh, kindlasti ka selline, kuidas ma ütlen, mingis mõttes juhtimisoskused, kriisijuhtimisoskused, et sa suudad nagu võib-olla sellised rahulikuks jääda või võttagi vastutust mingi organiseerimise eest, eks ole, et nii nüüd kõik paremale või vasakule või kuuleb siia või nagu niisugust kriisijuhtimise kogemust, eks ju. Et need kõik asjad on õpitavad, tegelikult. Ja ma arvan, et need on niisugused põhilised asjad. Aga kas linnainimene peab oskama ka metsas ellu jääda? Jaa. Metsaoskusted on samamoodi, et on ma kohe ei saa nagu mööda minna sellest, et tegelikult Ole valmis äpis on nagu kõik vajalikud videod ja nimekirjad, mida kuskile kaasa võtta ja nii edasi on olemas. Ja me Naiskodukaitses me saame ka seda metsakoolitust nii-öelda, et ongi, et kuidas priimusega süüa teha või kuidas vett puhastada, eks ole, et need on kõik juba nii-öelda järgmise taseme ettevalmistused, et sa oleksid siis nagu tõesti, et kui sa peadki kuskil metsas ööbima ootamatult, et kuidas sa siis nagu ära ei külmu seal, eks ole, kuidas sa lõket teed, on ju, kas sa oskad tulepulka kasutada, on ju, et millega sa üldse tuld teed, eks ole. Et kui ma tavaliselt ise käin kriisikoolitusi tegemas, siis mul on alati mingid naiste need tampoonid või hügieenisidemed, eks ole, et nendel on rohkem kui üks variant kasutuseks, on ju, või miks sul peaksid prügikotid olema erinevates suurustes kaasas, eks ole, et kõik selline laiem teadmine on kindlasti hästi oluline. Selleks, et seda tegelikult päriselt õppida, me teame, eks ole, mida on vaja õppida, aga tegelikult inimesed ei hakka seda tegema, nad ei hakka õppima, kuidas metsas ellu jääda tegelikult. Ma teen niimoodi, et ma lähen oma tüdruksõbraga järgmine nädalavahetus metsa. Lihtsalt olemegi üks telkidega lihtsalt, praegu on küllalt jahe veel ja nagu vaatame, kuidas me hakkama saame lihtsalt, et tuleb lihtsalt proovida, kui sa esimest korda käid ja saad aru, mis puudu jäi ja mis ei õnnestunud, siis järgmine kord sa teab palju paremini juba. Okei, hea mõte. Ma ise mõtlen seda, et kui nüüd oledki kuskil nagu linnas, et linnast metsa jõuda on ka päris pikk tee, et kas sinna üldse jõuda, aga et siis mina panustaks ikkagi sellele ka, et väga suur enamus inimesi ikkagi peaksid ka linnas hakkama saamise, nagu välja mõtlemisel hakkama saamise, et mul tekkis juba selle, kui sa ütlesid ka, et kohalik omavalitsus siis ütlebki, et kus on need varjumispaigad ja veekraanid ja nii edasi, et siis praegu ma lihtsalt mõtlengi, et kohalik omavalitsus võibki seda öelda ja paneb ka võib-olla sildi kuskile, aga sina kodanikuna, kas sa märkad, kus see silt on? Mina tean, et kuskil on see silt, aga mis on mul see kõige lähem silt või see varjumispaik, vot seda ma nüüd praegu ei teagi. Absoluutselt ei oska ette kujutada, ma peakski reaalselt selle järgi vaatama, et mis see kõige lähem koht on. Aga sa ei vaata. Ja ma ei vaata tõenäoliselt. Ja tegelikult selleks, et seda päriselt teha, ongi vaja teha päriselt õppusi. Vaja tekitada päris lähedased olukorrad. Et inimesed tegelikult peaksidki minema ja midagi sellist tegema, näiteks vana aasta õhtul ei olnud vett paljudes kohtades. Siis hakati mõtlema, eks ole, ma ostsin ka endale suurema veemahuti, kus ma saan võtta, ma ei tea, Pirita jõe vett panna sisse ja siis sealt lasta kraanist välja näiteks. Et selles suhtes sul on õigus ja, et kui meil ei ole, et kui me ei leppinud kokku, et okei, laupäeval kell 2 me nüüd 3 tundi nagu tegeleme selle teemaga, panen, ma ei tea, elukaaslase või ma ei tea, mingi 2 naabriga nagu paneme oma mingi kotikesed, vaatame oma nimekirja, lähme varjumispaika, et siis tegelikult sul on õigus, et ma isegi kui mul on see äpp seal telefonis olemas, ma ei lähe sinna praegu vaatama, et kus mul see kõige lähem varjumispaik on. Kuidas siis seda teha, kas üritan oma korteriühistus selle mõtte maha müüa, et hakkame koos kriisideks valmistuma? See oleks kindlasti esimene samm. Aga kui inimesed on meiga, aga mis kriisid, mul on kodus vesi, me oleme siin Tallinna kesklinnas, nagu meil on siin kõik olemas. Ja kuidas, et kas sa pead nagu veenma inimesi, et sa pead olema selleks kriisiks valmis või inimesed üldiselt on ja me elamegi kriiside ajastul, et ma olen valmis valmistuma? Ega tegelikult ei olda valmis valmistuma. Et see protsent, on tehtud ka erinevaid küsitlusi ja küsitud, et kui paljudel on üldse see 7 päeva toiduvaru kodus olemas ja või veevaru kodus olemas, siis tegelikult see protsent on väga väike, kuskil 5 ringis üldse,
et võib-olla nüüd, kui neid flaiereid on jälle natuke rohkem postkassi tulnud, võib-olla siis mõni mõtleb natuke rohkem või siis see korraks see 31. detsember nagu tegi siukse äratuse, et oi, et kas mul on ikka vett kodus või lähen selle massipsühhoosiga kaasa ja jooksen poodi vett tooma, eks ole. Aga kui sul ei ole seda võimalust, eks. Nii et pigem on inimeste suhtumine jah see, et kui midagi tuleb, ma lähen üle välja või üle mere või mis iganes, on ju. Aga selle peale nagu ei mõelda, et kui juba kriis on siin, siis on laevad kinni, lennujaamad kinni, sa ei pääse enam kuskile, eks ole. Teed isegi välja Tallinnast on ummikus, eks ole, et sul ongi kõige parem jääda rahulikuks, olla kodus, kui vaja siis varjuda või vannituppa, mis iganes, aga sul peab olema toit ja vesi kodus olemas, et sa need mõned päevad vastu peaksid, sest sa ei saa toidukullerit endale koju tellida, eks ole, et sellest mõttemaailmast kuidagi lahti lasta, et no seal on see probleem jah, et üks valmistumiseks mõtlemine on selline nagu stressirikas, ebameeldiv mõte inimeste jaoks, nad pigem ei taha seda teha, nad ei taha isegi mõelda selle peale. Ja siis nagu tehakse tuletõrjeõppusi. Minu meelest tulebki lihtsalt tekitada selliseid olukordi, tulebki õppusi teha tegelikult ja see peab olema nagu ülevalt poolt tulnud käsk, sest muidu inimesed lihtsalt, nad ei jõua mitte kunagi sinna lihtsalt reaalselt. Et tehagi nii, et lülitada ühel paneelmajal elekter välja või vesi välja, sest inimesed õpivad siis, kuidas hakkama saada sellega. Ma siin mõtisklesin teid kuulates, et kas selline asi on olemas nagu kriisipettumus, et näiteks ongi, et inimesed valmistuvad, aga siis kriis ei tule ja siis nad on pettunud, et nad on nagu nii ette valmistunud, sest mulle tuleb vähe seik, et lubati mingit rahevihma, mingid hästi suuri nagu jääpalle pidi sadama ja siis inimesed kõik valmistusid, katsid oma autosid ja mis nad seal nagu tegid ja siis kuidagi seda ei tulnud üldse selles mahus nagu lubati ja siis minu arust inimesed olid pettunud, et seda ei tulnud, et kas siuke asi on ka nagu olemas, et inimesed on kuidagi, et nad on nagu valmis kriisiks ja siis kuidagi juhtub midagi, nad ongi siis nagu pettunud ja siis kaotavad nagu mingi usu selles ettevalmistusse, et nad olid valmis nagu millekski hullemaks. Ma küll ise ei ole nagu kriisipettumust nagu selles mõttes kohanud, on ju, aga mida... Kas siuke asi on olemas? Selles mõttes, inimeste psühholoogia on väga erinev, eks ole, me kunagi ei tea, et sama selle Saaremaal ju väga suured raheterad kukkusid ja väga palju autosid said lömmi ja see, et nüüd seal kuskil Võrus või Paides seda rahet ei tulnud, see ei tähenda seda, et seda mingis teises piirkonnas seda kriisi ei tekkinud, eks ju. Aga pigem võib-olla, millega mina nagu kokku puutun, on see, et millega ma olen nagu näinud ja mida ma ka ise kriisikoolitustes nagu näen, kui ma tavaliselt küsin ka, et et sul on see kriisivarude kast kodus, on ju, et kumb nüüd on õigem variant, kas see, et see on sul keldris, pimedas, ootab mingit tiks aega või täna ostsid võib-olla 1 pakki makarone, nüüd ostad 2 pakki makarone ja et sa kogu aeg nagu roteerid neid asju, et sul lihtsalt ongi väike varu kogu aeg olemas, et ühe asja võtad kasutusel, lähed ostad uue asemele, et kumba varianti nagu oleks õigem, eks ju. Sest ma olen näinud videosid, kus inimesed on näidanud, et nendel on need kriisivarukastid keldris ja siis tekib küsimus, et aga kui mul nüüd 3 aasta pärast on seda vaja, mis selle toiduga seal juhtunud on? Kas sa sööd seda aegunud toitu? Eks? Et ei ole mõtet meil teha mingit kriisivarukasti, peita seda kuskile keldrisse ja siis mõelda, et nüüd, kui tuleb mingi hetk, siis ma lähen võtan. Pean tunnistama, et minagi aeg-ajalt korrastan oma kappe ja siis vaatad, et pagan jälle midagi on ära aeguda jõudnud, et tegelikult sa ei söö nii palju asju ära, eks ju. Nii et tasub ka iga asjaga sellist nagu kainet mõistust ikkagi hoida, et ma hoian mingit minimaalset varu kodus, aga ma ei tee endale seda stressi tekitavat kasti sinna nagu kuskile kapinurka. Ma võin ühe näitena lihtsalt vahepõikena teha, et kui ma käisin koolitusel, see ohutushoiu koolitusel ja meile räägiti evakueerimisest, et kui sa pead kodunt lahkuma, siis, et kas sul on see evakuatsioonikott on nagu kogu aeg valmis pakitud, eks ju. Või on nagu siis mõistlik teha see mingi nimekiri, et ma pean ootama minema, ma leian sealt sahtlist selle, eks ju. Ütlen ausalt, pärast koolitust 3 kuud seisis mul pakitud kott esikus. Ma ütlen ausalt, minul tekitas see stressi. Teistpidi tekitas stressi, sest ma olin kogu aeg nagu stardi valmis, et ma pean nüüd ära minema. Et tegelikult see ei aita mind. Aga kui ma olen teinud nimekirja valmis, ma tean, mida võtta, kus see mul kodus on, eks ole, mul on mingi organiseeritus, siis mul on esikus täna nimekiri. Ma tean, kus on mu dokumendid, ma tean, kus mul on, ma ei tea, laste sünnitunnistused, kus mu passid on, eks ole. Mul on see kaust on kõik ilusti valmis, on ju. Ja samuti, et kus mu magamiskotid on, kus mu need mingid raadiod on, eks ole.
mul ei pea see kott nagu füüsiliselt kogu aeg seal esikus olema, on ju. Nii et ärme tekita endale võib-olla niisugust lisastressi selle kriisiks valmistumisega, et jah, natuke on hea, kui me teame, aga ma ei leia, et meil peaks kõik asjad olema nagu pakitud. Võite vastu vaielda. Ma ei tea, see on minu, minu nagu siuke kuidagi emotsioon selle koha pealt praegu. Ma siin just mõtlesingi seda, et meid on nii palju erinevaid inimesi ka ja nii palju erinevaid lähenemisi, et see kriisivalmidus on ka ju selles suhtes, sa saad sellele läheneda erinevalt, et sa saadki läheneda selliselt, et sul ongi see kott valmis või sul ongi see toidukast valmis, sest neid pakkujaid on ju ka turul, kes pakuvadki sulle nädalatoit siin kastis ja ma isegi tean, just mul sõbral on see, ta näitas seda ja seal äkki oligi lausa mingi silt, mis ütles, et see kehtib 7 aastat ja kui su ei kasuta seda 7 aasta jooksul, siis too see tagasi ja me anname sulle nagu värske toidu nii-öelda vastu, et see oli päris äge. Aga siis tõenäoliselt sul on mingi segment inimesi, kes siis panustavadki riigile või riigi kommunikatsioonile, siis läbi ka KOV-ile, et nad ongi, et nagu hoolitsege minu eest, tulge võtke mind kuhu ma minema pean, et nad ise võib-olla ei näe mingit vajadust ja see ei pruugi olla ükskõik mis vanuses inimene või soost inimene, see võib olla, et ma ei kujuta ette, et seal võiks olla mingi profiil ka. Et kas on ikkagi selline asi, et me peaks ikkagi mõtlema, et me kõik vastutame, et see ei ole niimoodi, et nüüd, et sina oled seal Naiskodukaitses, Anneli, ja nüüd sina tuled ja päästad minuga, vaid et mina pean ikkagi vastutuse võtma, et mis see siuke mõtteline lähtekoht meil siin peaks üldse olema? Seda öelda, et siin ongi probleem selles, me kuidagi mõtleme, et meil on mingisugune ühiskondlik mingisugune nagu jaotus, et suurem osa inimesi ei tegele kriisidega ja kriisivalmidusega, siis keegi kuskil tegeleb. Tegelikult me peaksime võimalikult palju tegelema, kõik võiks tegeleda. Kõik võiks olla mingisugune roll kriisiolukorra jaoks olemas, et ta teab, mida peab tegelikult tegema. Sest näiteks kui me räägime mingist sõjalisest konfliktist, me ei saa lubada endale seda, et me ainult kasutame ühiskonnast 5% elanikke sellega tegelemiseks. Tegelikult me peaksime kõik osalema või nii paljudki võimalik. Et selles mõttes ma olen sinuga nõus, et kriisivalmidus hakkab igaühest meist endist. Kuigi ma olen täiesti kindel, et kui mingi kriisiolukord tuleb, siis meie maja elanikud, nad on mind laigulisest nagu väga palju näinud, nad teavad, et ma olen Kaitseliidus, on ju. Et siis võib-olla see minu uksekell on nagu esimene koht ka võib-olla, et kus siis nagu mingi võib-olla selline pool võib nagu tulla. Et siis nagu, et küll ma nagu tean. Ja nad ikka tihtipeale küsivad, et sa ju ütled meile, kui midagi juhtuma hakkab, eks ju, nii et nad arvavad, et mul on mingi hullult, ma ei tea, salajane info kuskilt enne teisi kõik olemas, on ju. Aga tegelikult me võtame vastutuse oma pere ja enda turvalisusest kõik igaüks ise, et sellepärast ongi oluline, et meil oleks see nii-öelda põhiteadmised, et me oleks need enda jaoks läbi mõelnud, oma pere jaoks läbi mõelnud, oma pere kriisiplaanid läbi mõelnud, et kas ma nüüd lähen sinna maale vanaema juurde või on mul mõni sugulane kuskil teises linna otsas, on ju, või teises maakonna otsas. Aga samas jällegi, mis ütleb, et seal on turvalisem, eks? Ja teine asi, ma pean ju sinna ka kuidagi saama. Ja kas ma saan linnast välja ja kõik see transpordi teema, eks ole, et võib-olla teinekord on jah see, et parem jääd paigale ja saad siin hakkama. Aga see ongi, et sul ongi mingid šokolaadipatoonikesed kodus olemas, on ju, et sul on energialaks olemas, et kui on vaja midagi kiiresti, või sul on see gaasipriimus olemas, mis ei võta kapis palju ruumi, eks ole, või matkapliit või et neid sa võid ju suvel ka grillimisel kasutada, ega need ei ole jälle see, et ma nüüd ostan ainult asju kriisi ajaks. Ma võin metsa matkale minnes, võtan ka oma pliidi kaasa ja oma gaasipliidi kaasa, eks ole. Ja ma peangi võib-olla õppima seal, võib-olla ongi hea koolitus see, et ma teen priimuse peal proovingi süüa teha, eks ole, et ega see ei ole, arvatakse, mis seal on, ju, aga tegelikult ei ole see midagi nii, kerge, et ma nüüd hakkan tegema, sest seal on üks pisikesed kausikesed, on ju, ja et ega sul, seda nökerdamist on seal tegelikult päris palju, on ju. Ma mäletan, et see piiritusega priimused minu jaoks on need nagu õudusunenägu, et kõik see lõhnab ja kõik on nagu see tule saamine sinna ja see on nagu, sellepärast mulle endale meeldib gaasipriimus, et kunagi kolleegid kinkisid mulle Ülemiste selle kinkekaardi ja mida Naiskodukaitse teeb kinkekaardiga, loomulikult läks matkapoodi, ostis priimuse, eks ole, nii et selles mõttes ostab mingid kilinad-kolinad või muud fancyt asja, eks ju. Nii et ma arvan, et igaüks peaks siin ikkagi võtma ise selle
vastutuse eest. See tähendab seda, et see, mida me siin praegu räägime, see jõuab inimesteni küll mingil määral, et see mõjutab üksikisikuid, Jah, kes midagi võib-olla teevad, aga ma kardan, et see väga paljudeni ikkagi ei jõua seda podcasti küllalt, võib-olla, ma ei tea, palju siin kuulajaid on, aga võib-olla mitte piisavalt. Ja ikkagi peaks seda kuidagi keskselt tegema, et jah, sul on õigus, et kriisivalmidust võiks teha kuidagi lõbusalt. Et see oleks meeldiv tegevus, mitte see, et me nüüd valmistume ilmsaks õnnetuseks ja siis meil on nagu kohutav stress ja see oleks tore, käidki matkamas, teed pikniku, teed midagi toredat, õpid, kuidas metsas talvel hakkama saada, võib ka olla ilus ja meeldiv kogemus tegelikult, romantiline. Ja näiteks, kui ma seda Ole valmis äppi käin nagu tutvustamas, siis mulle meeldib, et siin on niisugune väike interaktiivne mäng ka. Ehk et kui sa hakkad endale seal koduseid varuseid või kriisivarusid või autos olevaid varusid, eks ole, nagu seal niimoodi linnutama, siis seal üleval ilmuvad ka, et kas sa oled kriisitasemel tibupoeg, ehk et sul on nagu midagi natukene tehtud või sa oled juba kotkaste kuningas. See tähendab, sul on kõik veepuhastustabletid ja ma ei tea, mis igasugused muud asjad on ju. Või siis näiteks, kui ma käin koduste varudega koolitamas, vahest küsin laste käest, et miks mul see kassitoit näiteks siin kriisivarude kastis on ju. Või nemad küsivad vahest minu käest, et miks sul see kassitoit siin on ju. Ma ütlen, aga mul on kass kodus. Ma ei saa olla isekas ja mõelda ainult enda toidu peale. Ma pean ju oma lemmiku peale ka mõtlema, eks ole. Aga see on jälle see asi, mille peale ei mõelda, eks ole. Või et mul oleks mingi 6 aega retseptiravimid näiteks kodus olemas, eks ole. No seal on nagu niivõrd palju nüansse on ju, et toit on nagu üks asi, aga tegelikult on seal nagu väga palju muid asju. Ja kui ma tavaliselt olen koolides lõpetanud, siis on ka niimoodi, et jällegi mitte sooliselt kedagi diskrimineerides on ju, on see, et tüdrukud otsustavad siis, et nad lähevad koju emaga toidukappi vaatama, et nagu linnutama siis see läpis, et mis meil olemas on, et kas mingid konservid või pastad või nii edasi. Ja poisid siis otsustavad minna isadega neid tööriistakaste, nagu siis vaatame, et kas meil on ikka need torutangid olemas ja mingid muud teibid asjad, sest see nimekiri on päris pikk, mis võiks ju kodus olemas olla, on ju. Et selles mõttes tasub jah, nagu, et see äpp on selles mõttes natuke selline nagu ka, et ta pigem ongi natuke interaktiivsem ja lõbusam pool ka asja juures. Ja mida ma nagu ise väga soovitan siit on ka see, et igasugused lahedad videod ja näiteks ka just see vaimse tervise pool, et kuidas see kriis nagu mõjutab meie vaimset tervist. Näiteks jällegi üks näide, mis mul kriisivarude kastis on näiteks näitena mingid kaardimängud, paberid, need joonistustarbed on ju. Miks need siin on ju? Aga kui sul on väiksed õed-vennad või sul on väiksed lapsed, kui me oleme kõik stressis, me oleme nagu niigi närvis, aga pane laps joonistama, ta võib tunde joonistada. Ta juba rahustab ennast mentaalselt, eks ole. Samuti igasugused, ma ei tea, vestluskaardid, mida iganes, need võiksid olla sul nagu selles mõttes nii-öelda kriisivarude kastis on ju, et mida sa saad küünlavalgel teha on ju. Näiteks ka vahest nagu huumorina võttes, et kui elekter läheb ära, siis emme-Lissil võiks pudel veini ja juustu ka kodus olla on ju. Lihtsalt, et jällegi mitte nagu alkoholi propageerides on ju, vaid lihtsalt see, et nagu rahu. Et lihtsalt nagu ennast maandada, eks ole, et leida siis mingi muu asi seal, aga igasugused lauamängud, asjad, mida kõike saab küünlavalgel teha, on ju, et ongi võib-olla üksteisega tore mingid vestlusõhtuid pidada, eks ole, et või mängid kaotused, lüüd korgid välja, on ju, et nii, mis me nüüd täna teeme, on ju. Ja ütleme noortele, mida ma soovitan, et siin Ole valmis äpis on hästi palju igasuguseid videosid ka just küberhügieeni kohta, eks ole, et kuidas ennast igasuguste internetipettuste eest kaitsta. Iga õhtu võtad väikese peatükikese, vaatad mõne video läbi, eks ole, või esmaabi videod, eks ole, et just tuletad meelde näiteks kunstliku hingamise teemat või mingid muud haavalappimist, eks ole, et see kõik annab nagu sellist kindlustunnet sulle ja samas ta ongi natuke ka niisugune fun pool, et nagu ma enne ütlesin, et igast asju võib elus juhtuda. Kui ma nüüd küsikski siit, et mis võiks olla siis esimesed sammud, et mida siis me kõik võiksime teha, siis ma saan aru, et see Ole valmis äpp, selle enda seadmesse panemine ja seal siis vaatamine, linnukeste tegemine, et see võiks olla siis üks esimestest sammudest võib-olla lausa. Jah, soovitaksin küll, et see võiks olla kõigil, ka lastel võiks olla, sest siin on ka igasugused hädaabi telefoninumbrid, et sa ei pea mõtlema peast, vaid saad otse äpist vajadusel helistada, juba sellepärast võiks ta lastel olla. Ma olen tihti kuulnud ka inimesed, kui ma küsin, et kas teil on äpp olemas, ja oli, aga mul oli ruumi vaja, võtsin telefonist maha, eks ole. Tegelikult see võtab väga murdosa sinu telefoni mälust. Ta on väiksem kui võib-olla su mõni foto
mis sul telefonis on, et kustuta parem mingi mõttetu foto võib-olla või topeltfoto ära ja sul on äpi jaoks piisavalt ruumi, aga see äpp võib päästa sinu elu. Aga siin lihtsalt enda pealt ütlen, et lihtsalt see äpi omamine telefonis, sellest ei ole ka kasu, seda tuleb ka tegelikult avada, sest ma tean, et mina avasin selle siis viimati, kui ma selle alla laadisin, mis tõenäoliselt oli mõni aasta tagasi, ehk siis tegelikult julgustan inimesi ka seda päriselt siis avama, nagu sa ise ütlesid ka ja tegelikult Imre ka täiendas, et see ei pea olema, et nüüd ma päev läbi tegelen sellega, vaid et sa vaatadki korra, vaatad ja paned jälle midagi kuskile kõrvale või kuskile enda nimekirja. Imre, mis sinu soovitus oleks mõneks sammuks, mida astuda? No ongi see, et päriselt läbi mängida olukordi. Mõelda seda, et kui meil ei ole... Kuidas ma oskan üldse mõnda olukorda läbi mängida? Tõmban kodus endale elektri välja ja siis vaatan, kas ma saan päev läbi elukaaslasega seal hakkama või mis... Näiteks, jah, täpselt. See ongi raske, et tegelikult kuidas nagu midagi praktiliselt teha, sest meil ei ole nagu, see kriisivalmidus on alati nagu 3. prioriteet on kõige lõpus seal kuskil, eks ole, et kõik muud asjad on olulisemad, nõud ära pesta ja külalist tulevad ja süüa on vaja teha ja mida iganes, tööd on vaja teha. Aga jah, et kui mõelda, et teha midagi lõbusat, mis on seotud selle kriisivalmiduse teemaga ka, midagi, mis on Lähed otsid oma ja... lähima varjumispaiga. Käia matkamas, teha naabritega mingisugune väike piknik kuskil, suhelda nendega, uurida, kelle abi vaja on kuskil. Anneli, on sul veel soovitusi? Jah, ma arvangi, et seesama, et läbimängimine on üks asi ja nagu ma ennem ka tõin, eks ole, et kui ütledki, et võt täna elektrit ei ole ja söömegi küünlavalgel ja teistpidi ka nagu romantiline natukene, eks ju. Nii et, aga mis puutub nagu varjumiskoha leidmist, siis varjumiskoht jah, nagu sa kodu juurest kuskilt niimoodi, varjumiskohad on need, kus sa lähed ajutiselt, eks ole, varjendid on juba need, mis on nagu siis ette valmistatud või mida siis sinna keldrikorrustele nii-öelda, kus on juba tualetid ja generaatorid ja kõik muud asjad on ju. Kesklinnas peaks varjumise kohti kindlasti rohkem teadma, need tunnelid ja muud asjad, eks ole, et kodu juures ma arvan jah, on see vannituba võib-olla esimene koht, kuhu 2 minutiga jõuab, et võib-olla isegi 9. alla ei jõua nagu 2 minutiga, sest liftid ju ei sõida. Suure tõenäosusega. Nii et jah, ma arvan, et selline enda pere kriisiplaani läbi mõtlemine, see oleks kindlasti üks asi, mida võiks mõelda. Kus kokku saada? Jah. Kus oma lähedased ja pereliikmed, kus me kokku saame, kuidas me suhtleme, kui me eeldame, et näiteks mobiiltelefonid ei tööta või kommunikatsioon ei tööta, mis me teeme üldse. Me peame lihtsalt nagu olema aastast 1980, et lepime kokku, et me saame seal kokku siis sel kellaajal. Ja. Või siis ka näiteks sõnumite saatmised, et meil on jaoskonnas liitusid ka, ukrainlased on meil ja nemad kasutasid seda, et neil oli kokku lepitud mingi koht ja et küsisid ka, et kas meil Lasnamäel on mingi koht, kus ma näiteks, et kui mina lähen sinna, et ja minu pere läheb sinna, et just on mingi sõnumite vahetused näiteks seal on ju, et sa ei pruugi nagu füüsiliselt kokku seal saada, aga sa vähemalt leiad mingisuguse märksõna, et mitte ei pea kirjake olema, vaid mingi muu märksõna, eks ju, et minuga on kõik korras. Et millega sa annad nagu mingit sellist sõnumit nagu edasi, eks ole, et selline meeting point on kindlasti hästi hea nagu enda jaoks läbi mõelda, et või mingid sellised kontrollajad või mingid sellised, et kui ei ole ühendus saanud, eks ole. On raske nagu ise lihtsalt põlve otsas hakata mõtlema välja. Ja. Siin on mingid asjad, mida me lihtsalt ei tea, eks ole, oleks vaja kedagi, kes juhendaks, et mängis selle läbi kõik meiega. Ma siin ise mõtlen ka, et mis see esimene hästi väike samm tegelikult võiks olla, on ka see enda jaoks sõna kriis nagu laiendamine või ümbermõtestamine, sest et jällegi olles siin Eestis viimased 4 aastat selles olukorras, kus Ukrainas on sõda, et siis mina isiklikult tajun, et me valmistume ka sõjaks, et see on see nagu see narratiiv, mida meile väga palju siis ühiskonnas ja läbi meedia siis kajastatakse kogu aeg, et kui palju me paneme nüüd kaitsetööstusesse, kus on jälle mingi uus ettevõte ja kus jälle toodab mingit kaitsevarustust ja nii edasi, ehk siis, et see kriis, nagu ma kujutan ette, väga paljude jaoks seostubki sõjaga, aga ka just see, et sul ei ole vett ühtäkki täiesti ootamatult, sellepärast et kõik mingid asjad on kokku omavahel langenud või siis ongi elekter ära ja nii edasi, siis me peame nagu täpselt tunnen, et me peame nagu valmis laiendama seda mõtet, et mis see kriis tegelikult on ja olema ka valmis igasugusteks juhtumiteks, mis ei ole ainult mingid sõjalised asjad. Jah, sest
telefon on tühi, siis on ju ka paanikaosakond juba, eks ole. Siis ongi, kas sul on piisavalt akupankasid kodus, kas sa laed neid piisavalt tihti, eks ole, et seal on ka jälle omad nüansid, on ju. Nii et jah, ma arvan, et selliseid igapäevaelu puudutavaid kriisiolukorras on meil tegelikult palju tihedamad, kui me seda võib-olla endale tunnistame. Et me mõtleme ainult seda suurelt, ainult nagu morbiidselt ja nagu, ma ei tea, sõjalisel teemal on ju, aga tegelikult iga inimese jaoks ongi. Ja veel enam, et selles suhtes ongi, et me saamegi või me peamegi olema valmis ka erinevateks sõjalisteks situatsioonideks ja selleks on inimesed, kes saavad väljaõpet, kellel on sõjaolukorra rollid ja ametikohad ja nii edasi, aga just nagu ka Imre ütles, et me ei saa panustada sellele, et 5% elanikkonnast meid kaitseb, et kriisid, võttaski seda nagu kriiside ampluaad arvesse, et siis meil kõigil täpselt saab seal roll olla. Ehk siis jah, mõelge kriisidest laiemalt ka, ütlen see oleks soovitus. Aga siit küsin teilt siia ka, et nüüd võime siia lõpupoole tulema hakata, et kui kuulaja on siin kuulanud meie kriisijuttu, et kuidas valmistuda ja miks valmistuda ja nii edasi, et siis kas temal võiks ka nüüd millestki küllalt olla seda kõike juttu kuuldes? Või võib olla tal üldse mingi küllus midagi kuskil tekkinud? Ma arvan, et inimesed on küllastunud infost. Liiga palju infot tuleb igalt poolt, info üleküllus. Ja ma tean inimesi, kes, kui nad näevad neid negatiivseid uudiseid kuskil, mingi sõda, mingi plahvatus, mingi risk, siis nad enam rohkem ei vaata lihtsalt seda. Samuti oli COVID ajal lihtsalt inimesed väsisid ära vaatamisest ja nendest muredest ja lõpuks mõned lihtsalt ei vaadanud uudiseid enam näiteks, vältisid seda lihtsalt. Mina arvan, et kuulajatel võiks olla nüüd küllalt jääda sellest abiootaja rolli, et aeg oleks nagu võtta ohjad enda kätte ja ise olukordasid kontrollida. Nii, aga kui nüüd tahtagi ohjad enda kätte võtta, mõtled, kuulasid siin, okei, pole ammu mõelnud kriiside peale, ole valmis äppi, pole ammu vaadanud. On teil siis soovitusi, mida kuulata, mida vaadata, mida lugeda, kus ennast harida, mis te soovitate? Ja tähendab, tegelikult see õige ja tõese info leidmine on väga tähtis. Eestis on näiteks Rahvusringhääling on üsna usaldusväärne allikas info saamiseks, siis rahvusvaheliselt, mina vaatan näiteks Associated Press, soovitatakse, mis on nagu hea allikas info jaoks, samuti mis toimub tegelikult. Ühesõnaga on olemas sellised uudiste allikad hindamise mingisugused tabelid või kohad, kus on kirjas, mis uudiste allikas on usaldusväärne, mis on vähem usaldusväärne, mis on poliitiliselt kallutatud vasakale või paremale ja sealt ma leidsin näiteks need allikad praegu, mis ma mainisin, mis on küllalt head. Okei. Mina soovitaksin kindlasti ajakirja Kaitsekodu, mis on ka veebis tasuta loetav ja seal ei ole ainult militaarteemad, seal on väga põnevaid just metsasellujäämise artikleid, erinevaid naiskodukaitse teemalisi artikleid noorte kohta, see on hästi selline silmaringe laiendav. Ja muidugi, kui nüüd kuulajate hulgas on naisi, kes tunnevad, et päris organisatsiooniga liituda veel ei tahaks, aga natuke tahaks nagu rohkem teada, siis ka sel aastal on tulemas meil ohutushoiulaager just naistele, kes ei kuulu naiskodukaitsesse. Ja seda laagrit ma väga soovitan. Minu meelest, kui ma praegu kuupäevast õigesti mäletan, kas oli 5.–7. juuli Harjumaal, Humalas, nii et tasub otsida kodulehed infot ja seal te saate nagu väga laiapindse esmased teadmised. Küll kriisivalmidusest, küll telgi püstipanekust, küll ka katelogiga söögi tegemisest, nii et selles mõttes seal on hästi seinast seina erinevaid teemasid, mida käsitletakse ja juba annab sellise põhja alla. Kas see toimub ainult kord aastas? Üldjuhul toimub, sel aastal peaks toimuma 2 korda, isegi et üks on Harjumaal, teine on minu meelest kuskil Lõuna-Eestis, ma praegu kuupäevast täpselt ei mäleta, aga tavaliselt on ta 1 kord aastas ja ta toimub erinevates ringkondades. Näiteks eelmine aasta või üle-eelmine aasta Tallinn korraldas, sel aastal on Harjumaa, ta on Võrus olnud, Pärnus olnud, nii et tasub pilku peal hoida. Ja korraga on seal siis kui palju umbes naisi?
kui Tallinnas oli, siis oli umbes 200 naist, sest ma tegin süüa neile kõigile. Okei, aga see Kas sinna võivad mehed ka tulla või on meeste jaoks mingisugused muud sarnased nagu ettevalmistus? See on hea küsimus, see on küll, hetkel on see laager suunatud naistele, aga ma saan uurida seda meeste koolituse teemat, sest tegelikult on see vajalik nagu kõigile, sest meil on ka näiteks toetajaliikmete hulgas on mehi. Nii et ja üks meie meesterahvas sai isegi aasta Kulbi tiitli eelmine aasta, sest ta on välitoitlustuses väga suur abiline, on ju, nii et meestel on väga suuri võimalusi Naiskodukaitses toetajaliikmetena panustada, nii et aga see on väga hea point, nii et Meestel on ka oskusi vaja, sama Jaa. naistel. ja selleks ei pea kohe Kaitseliitu minema, eks ole, vaid oleks nagu vaja natuke laiemalt Tegeldakse rohkem militaarpoolega. relvadega. Siis ma just mõtlengi, võib-olla see eeldus on, et meesterahvad peavadki sinna militaarpoolele minema ja sellepärast neile selliseid koolitusi ei tehta. Tegelikult jällegi ma arvan, et see ei peaks nagu nii olema, sest kõik ei ole, püssimehed samamoodi, eks ole, et ei pea olema, sest ka tagalas on meeste jõudu vaja. Mina näen kogu aeg, et köökis on meeste abikäed väga teretulnud, sellepärast, et need potid, mis on 40-liitrised, on tegelikult päris rasked. Ma ütlen, et pärast nädalavahetust metsas mul ei ole jõusaali vaja minna, on ju, sest lihased annavad tunda. Ja ei, tegelikult, ja parameedikutena on mehi väga palju samamoodi, et selles mõttes siin kindlasti on erinevaid võimalusi, aga see on väga hea point, nii et ma võtan selle endale südamega kaasa, nii et uurin ka meestelaagri teemat. Mingis mõttes isegi see väga mõjus Siili moto, et iga okas loeb, siis tegelikult ta on nagu ühiskonna laienduse mõttes ta loeb ka, et häbesel, et minul on tõenäoliselt mingid head oskused, mingid teadmised, mis oleks tõenäoliselt abiks, sinul on oma, et need oskused, teadmised, Imrel on, et see ei ole, et ongi, et kas me oleme selles nagu formaalses tees, et sa oledki Kaitseliidus ja Naiskodukaitses ja oled reservväes, mis iganes, et siis, et kuidagi ikkagi peaks me leidma tõenäoliselt neid võimalusi, et laiendada ikkagi seda ühiskondlikkus, seda huvi ja tahet inimestes, et olla ka siis kas siis oma selles kogukonnas valmis või toetada seda valmisolekut ja siis või siis laiemalt nagu mingi piirkonna tasemel, et kas me võime varsti jõuame sinna ka, kas kuskil käivad need arutelud, Anneli, tead sa midagi sellest, et laiendada seda või kas see naistele seda koolitust tehakse, kas seda on alati tehtud või seda tehakse nüüd selle viimase 4 aasta valguses? Need on nüüd tulnud, minu meelest kas nüüd toimub 8. kord, et nad tõesti ei ole olnud nagu nii pildis nagu ennem, et see lihtsalt see 2022 see nagu võimendas kõike seda, aga kindlasti see laiapindsemalt erinevate ühiskonnakihtide kaasamine, et see kindlasti on hästi oluline ja eks me selle poole ka püüdleme. See on ka üks Naiskodukaitse tänaseid ütleme, enda südameasjaks võetud, et me käimegi, räägime nendest kriisivalmidustest, viime läbi neid koolitusi, eks ole, et vajadusel ka esmaabi läbiviimise tunnikesi, et kui asutused on meid kutsunud, siis laupäevalgi lähme koolitama peaaegu terveks päevaks nii erinevatel teemadel, et me püüame neid erinevaid ühiskonnakihte kaasata. See oli hea küsimus. Ma olen ka mõelnud ja me oleme vaadanud seda, et tegelikult kuidas igaüks saaks panustada kriisivalmidusse üldse ühiskondlikkusse, seirenõtkusse. Ja näiteks mina olen keemik. Kuidas ma keemikuna saan panustada? Ma olen küsinud Eesti riigilt ja Kaitseväelt ja olen saanud mingisugust infot, aga see nagu ei viinud tegelikult millenigi, mis oleks nagu reaalne lõpuks. Vabandust, aga jah, sellised, et kui igalühel on mingid oskused, keegi on programmeerija, eks ole, keegi oskab puutööd teha, kuidas tema saaks panustada oma oskustega? Sest tegelikult, kui me võtame nagu igaühe oskused spetsiifiliselt, siis on võimalikult palju sellest inimesest nagu kasu saada, eks ole, ühiskonnale. Täpselt see mõte, kuhu ma arvan, me olekski võinud jõuda ja me jõudsime ka. Ma siinkohal tänan teid, et te leidsite, võtsite aja ja tahtsite oma mõtteid tulla jagama.
kriisivalmidusest oleme siin pikalt saanud rääkida ja kui nüüd keegi kuulaja mõtleb, et aga kuidas see seostub siin selle ühiskonna kriitilise uute lahenduste pakkuva podcastiga, et siis ta tegelikult ju seostubki väga hästi, nagu siin Imre ka ütles, et me ikkagi peame ka ühiskondlikke kriise vaatama ka täpselt selliselt, et kas me oleme nendeks valmis ja kas me tuleme nendest kriisidest ka läbi selliselt, et me siis heaolus ei kaota ja tegelikult me ei jäta ka kedagi maha. Aitäh, Anneli! Aitäh! Aitäh, Imre! Aitäh, Mait! Aitäh, kuulaja! Ilusat päeva jätku, õhtu jätku, tegemiste jätku ja räägime jälle! Tšau! Kuulasid tasahäälingut küllalt. Kui see vestlus kõnetas, siis jaga episoodi sõbraga ja jälgi podcasti ka Instagramis või LinkedInis Tasarengu Eesti nimelt. Nii ei jää sul mitte midagi kuulmata. Tšau, tšau!